Minu nimi on Virgo Haan ja ma olen fotograaf, kes on spetsialiseerunud sellisele efektile nagu Cinemagraph efekt. Peaks tähendama siis staatilise ja liikuva pildi sümbioosi või hübriidi. Ma õppisin Tallinna Sidekoolis fotograafiat, lõpetasin vist aastal 2002 ja töötasin tavalise fotograafina. Ja kui siis 2011 lugesin seda artiklit, siis kohe peast sain aru, et mismoodi see tõenäoliselt seda teevad. Tegin paar katsetust ja olin ise mingi täiesti vaimustuses sellest. Häda oli muidugi tollel ajal see, et palju raskem oli neid pilte kuskile postitada, sellepärast et ei Facebookis ega Instagramis ei olnud sellist võimalust, et pildid hakkaksid nagu ise luupima ja liikuma. Aga sellest hetkest, kui mina hakkasin tegema, siis peaksid iga kuu või iga poole aastaga tuli mingisugune uus tehnoloogiline lahendus. Järjest hakkas Facebook hakkas autoluupima pilte, Instagram hakkas autoluupima, siis tulid juba mingid embed-koodid, millega sai veebilehele panna ja nüüd on praktiliselt niimoodi, et neid Cinemagraph pilte saab igal pool kasutada. Esialgu see oligi põhiliselt sotsiaalmeedia reklaamid, Facebook ja Instagram, aga nüüd on üha enam hakatud ka kasutama neid näiteks välimeedia reklaamides, näiteks need JCDecaux digitaalsed ekraanid, et nad töötavad paremini kui tavalised pildid, siis seal on mingisugune liikumine, mis tõmbab nagu inimese tähelepanu ja ta töötab paremini ka kui video, sest et videol on algus, keskpaik ja lõpp ja kui sa siis ühte osa sellest ei näe, siis ei saa aru, mida see video tähendas. Päris palju töid on, millele ma olen uhke, kui nagu ühe tööga ma olen võitnud aasta kõige parema Cinemagraphi auhinna. See oli aasta 2015 ja see oli ühe Breitvati kella reklaam. See on nagu kõige võimsam auhind, mis ma olen kunagi ühe Cinemagraphi eest saanud. Sony Noise Cancelling kõrvaklappi kampaania oli minu tehtud, pluss väga paljud nagu globaalsed Coca-Cola reklaamid. Võib-olla üks hästi lahe pilt, mille ma tegin EAS-ile jaanipäevaks, ei ole nagu tehniliselt nagu nii keeruline, aga mis nagu kogu see valgus ja see, kuidas lõkkest üle hüppaja on seal lõkke kohal, et see kõik töötas nii hästi, et visuaalselt olen ma kindlasti selle pildiga tõenäoliselt päris rahul. Põhikaameraks on Sony A7R Mark III. Ta teeb kvaliteetset pilti ja lisaks teeb ta hästi kvaliteetset videot, kuna Cinemagraph efekt ongi pildi ja video kombinatsioon, siis mul peavad mõlemad võimalikult kvaliteetsed olema. Mul au olla Sony ambassador, aga lisaks sellele on mind valitud ka sellise tarkvarafirma nagu Flixeli Wizardiks. Flixel on selline, ütleme, selline lihtsam programm ja seal nende lihtsate võimalustega on võimalik päris ägedaid Cinemagraphe teha. Minu jaoks on see planeerimisprotsess on üks kõige olulisemaid osi. Siis sa mõtled välja, kuidas sa mingi trikke teed, kuidas mingi asi kuskil õhus seisab või keerleb. Kõik asjad on täpselt kirjas, mul on tavaliselt sellised väiksed paberid, punkthaaval kõik kirja pandud, mis ma siis teen. Alati, kui ma unustan seda teha või kaotan selle paberi ära, siis mingi asja ma unustan teha ja pärast on töötlemisprotsessis nagu mega keeruline. Et täpselt punkthaaval panen kirja ja täpselt punkthaaval siis teen kõik need asjad nagu võtteperioodil ära. Ja kui kõik on hästi tehtud, siis pärast arvuti taga lähevad asjad päris lihtsalt. Ja kui midagi on sassis, siis läheb seal päev, võib ka nädal minna. Siis võib-olla ongi su eelarve, siis on üks telefoni statiiv, telefon ja üks helesti ja see Flixeli äpp, mis maksab mingi 100 eurot võib-olla. See kõige lihtsam idee on selles, et on pilt, pildi sees on auk ja seal all käib video, siis selle äpis põhimõtteliselt oma näpuga siis kustutad pildi sisse ühe augu ja sinna alla hakkab video käima. Et hästi lihtsustatult see ongi kõige lihtsam viis nende tegemiseks. Ajalehed lähevad telefoni, selline analoogmeedia tegelikult meie ümber kaob. Et ma arvan jah, et sellisel
Cinemagraph efektil on väga suur tulevik. Esimese asjana võtame selle klipi siia After Effectsi ja vaatame ta kõigepealt läbi. Otsime sellist kohta, kõige olulisem see, et modell ei liiguks. Et kui me nüüd teeme sellise asja, et me teeme uue layeri ja selle uue layeri teeme tavaliseks pildiks, ehk siis friisime selle time'i, siis nüüd on meil niimoodi, et pealmine kiht on pilt ja alumine kiht on video. Ja nüüd kõik, mis me peame tegema, on välja lõikama liikuvad osad. Ma teen praegu selline üpris kiiresti. Nüüd meil on selline mask. Vaatame, teeme maski ääret, teeme natukene udusemaks. Ja nüüd peame maskid teisi pidi keerama. Ja teoorias midagi toimub. Et kui sa niimoodi väikselt vaatad, siis just kui juba peaaegu ongi midagi. Nii, otsime sellise koha, kus ei ole väga algusega lõpp, umbes kuskil keskel, nägu väga ei liikunud. Selle maski joonistame sellise koha peale, kus on nagu veits tumedam, näiteks juukse peale. Siis tumeda koha peal inimene sinna eriti ei vaata. Ja ma ei tea, kui palju keegi teab After Effectsist, et see sinine ots tähendab klipi lõppu, see vasakpoolne sinine ots tähendab klipi algust, et see klipp ise võiks olla kuskil 5 sekundit pikk. Päris hästi, et kui me vaatame nüüd seda maski joont, siis ei toimu siin mingisugust väga, natukene pea liigub. Et kui me siit nägime, siis siin me näeme mingisugust asja. Et nüüd on meil see teoorias see nagu lõikekoht nagu leitud. Nüüd peame luubi tegema. Et luubi me teeme sellise trikiga. Teeme nüüd selle klipi nii pikaks ja paneme selle uude compositionisse. Ja nüüd põhimõtteliselt niimoodi, et me lõikame selle klipi mitte päris pooleks, aga 1/3 pealt lahti. Siis sellest keskkohast saab klipi lõpp ja sellest alumisest keskkohast saab klipi algus. Et niimoodi sellise liigutusega me saame nagu sellise luubi. Ja nüüd selle pealmise osa me teeme sellise läbipaistvuse ülemineku, et lõpp on 100% ja algab 0-st. Väike selline üleminek on hüppe, ütleme, et seda peaks natuke rohkem vaeva nägema, aga iseenesest nagu ideest. Aga nagu hästi kiiresti, nii kui kiiresti me praegu tegime, et siis põhimõtteliselt selline see tööprotsess on. Et siin me võib-olla teemegi seda, me otsime ka selle koha, kus nagu juuksed on hästi sarnases kohas. Nüüd on selline luup, kus seda üleminekut ei olegi. Lihtsalt leidsime niivõrd sarnase koha ja tegelikult, et kui seal on sellised rütmilised luupivad liigutused, siis see võib-olla seda opacity üleminekut ei peagi tegema. Põhimõtteliselt ma lasen nüüd After Effectsist, lasen videoklipi välja ja saan videoklipi võtta Photoshopi sisse ja siis töötlen seal naha ebatasasused ja panen highlight'e ja värvin ja teen kõik need asjad, mis tavaliste piltidega tehakse.